Tere kõigile Eesti kooli poistele ja tüdrukutele. See väike video on keskmisele rühmale, sest see on natukene raskem kui eelmine video, mis me tegime. Me kasutame sama, mis nemad kasutasid. Mulle meeldib taas kasutada asju. Ja täna kasutame WC-paperi rulli. Kui teil hetkel ei ole seda sisemust, siis oodake, kui WC-paber saab otsa ja siis ärge visake ära seda sisemust, vaid sellest saab teha armsa nukukese. Seda me täna teemegi. See on vaja WC-paperi rull, lõnga, auguraud, käärid ja siis kaunistamiseks, mis te iganes soovite ise kasutada. Viltpliiatsid, värvipliiatsid, erinevad värvid. Kasutage oma kujutlusvõimet ja palun saatke pildid enda valmis nukkudest siia samma WhatsApp gruppi. Väga sooviks näha neid. No nii, alustame. Kõigepealt võtame enda WC-paperi rulli, murrame siit niimoodi ühelt poolt pooleks. Nüüd järgnevalt. Ja kasutame augurauda. Nüüd olge ettevaatlikud, et teil tulevad korralikud augud. Tehke üks, prooviks ja vaadake, kui kaugele see tuli. Nii, siia tuli hästi. Ja siis lihtsalt liigutad seda edasi augurauaga ja teed nii palju auke, kui sulle sinna mahub. Nii, me alustame siit. 1 ja 2, 3, 4, 5, 1 mahub veel, 6 ja 7. No nii, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ühel poolt 7, teisel poolt 7, järelikult kokku 14. Õige. Siis järgmine ülesanne. Võtame enda lõnga ja selle lõngast me teeme sellele nukukesele juuksed. Kõigepealt ma panen lõnga august läbi, et mõõta ära, kui pikad juuksed ma tahan teha. Te võite teha lühikesed, te võite teha pikad. Mina teen päris pikad, sellepärast, et neid saab ju alati pärast ära lõigata ja see ongi hea nukk juuksuri mängimiseks. Nii et kui on pikad, siis te saate lõigata seda ära. Mulle meeldib nii, kui on päris pikk. No nii, siis võtan siit ära. Ja ma pean tegema 14 sama pikkusega. Kui te tahate, võite teha erineva pikkusega. Ma teen sama pikkusega. Ja seda nukku on hea kasutada juuksuri mängimisel. Te võite selle nuku peal harjutada, kuidas punuda patse. Võite lõigata juukseid, teha talle soeng, lõigata talle tukk ette näiteks, teha näiteks 2 patsi, 3 patsi. Et laske oma kujutlusvõimel lihtsalt lennata ja kindlasti saatke mulle pilt. Ja võite kasutada ka erinevaid värve lõngasid. Ei pea ühte värvi kasutama, kui teil on mitut värvi. Võite 2 värvi kasutada, 3, 4. Te võite teha nii värvilise, kui palju teil erinevaid lõngavärve on kodus. Mina teen lihtsalt punase. Ja pärast, kui meil on need lõngad kõik pandud talle juusteks, pärast seda me teeme talle näo ja või isegi keha vaatame. No nii, kui palju sai? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mõõdame. Kas sama pikad 13? Mitu on veel jäänud? Ainult 1. No nii, kui kõik need on lõigatud, siis ükshaaval paneme talle juuksed. Enda nukule juuksed pähe. Nii, siis tõmbad niimoodi, et mõlemad need lõngajupid on ühe kaugsel ja teed siia sõlme peale, tavaline sõlm ja siis teine sõlm peale, et need juuksed ei liiguks ära, kui te hakkate talle igasuguseid soenguid tegema. See on väga hea teie käelihastele. See on väga hea, kui te tahate õppida, kuidas teha sõlme, kui te veel ei oska, siis palute, et keegi teil näitab ette, kuidas teha sõlm. Ja siis seal on nii palju sõlmesi vaja teha, et
ma loodan, et selle nuku lõppedes on teil selge, kuidas teha sõlme. Kas te oma kingapael oskate kõik siduda? See ongi esimene samm kingapaelte sidumises, see esimene sõlm, selline. Kingapaeltele me ei tee muidugi 2 peale, aga 1 teeme. Nii, ja kui me hakkame seda nukku kaunistama, siis võid selle nukule teha mitte ainult näo, vaid võid teha ka kogu keha. Sa võid selle nuku jagada 3. 1 ja 2 ja 3, 3 osaks. Ülemine osa nägu, keskmine osa näiteks pluus või pusa ja alumine osa näiteks teed talle seelik. Ja kui te tahate, siis te võite temal selle nukule teha Eesti rahvariided selga. Võite internetist otsida üles Eesti rahvariide mustrid. Võite sealt valida, milline Eesti rahvariide seeliku värvid teile kõige rohkem meeldivad. Või võite küsida, kus teie ema või isa on pärit, millisest kihelkonnast, sest igal kihelkonnal on erinevad värvis seeliku triibud ja mustrid. Nii et võite selle järgi ka teha. Nii, kui te hakkate seda nukku kasutama oma juuksurimänguks, siis te võite neid juukseid lõigata, te võite need lõigata nii lühikeseks, kui te tahate. Võite talle teha tuka ette, te võite taha teha sellise tuka, mitu patsi. Erinevaid asju võite teha ja võite lõigata selle nii lühikeseks, kui te soovite. Ja hea asi on selle nuku puhul see, et kui nad lähevadki liiga lühikeseks, siis lihtsalt võtadki need liiga lühikesed juuksed ära ja paned uued lõngad paned hoopiski asemele ja sa saad uuesti mängida. Ja see on selline mõnus ajaviite tegevus. Näiteks kui mulle meeldib selliseid ajaviite tegevusi teha näiteks telekat vaadates. Vaatad telekat, kõigepealt teed muidugi need lõngajupid valmis ja siis telekat vaadates muudkui seod või kui sa kellegiga räägid juttu või. Nii, see on mõnus, ta on selline rahustav tegevus. Nii. Mitu on veel jäänud? 1, 2, 3, 4. No nii. Ma ei tee praegu neid lõpuni, vaid ma näitan teile, kuidas teha talle see keha ja nägu. Nii, juuksed on siis siin. Nii, mis me teeme? Teeme temast tüdruku või? Teeme temast tüdruku. Ma teen muidugi hästi kiiresti, hästi lihtsalt. Ma loodan, et teie kasutate oma kujutlusvõimet ja teete veel ilusamini. Ma teen lihtsalt tavalise näo talle. Ümmargused silmad, nina ja suu. Ja siin keskmine osa pluus. Ma teen pluusile väikse krae. Siis ma teen talle käed. Ja käed ma teen niimoodi, et nad tulevad siia kõhu peale kokku. Väiksed käekesed. Ja siis, nagu ma rääkisin neist Eesti rahvariietest, ta ei pea olema muidugi rahvariide mustrid. Teeme lihtsalt sellise triibulise seeliku ja siis te ise valite, mis värvi need seeliku triibud teil tulevad. Võite teha mitu erinevat värvi, võite 2 värvist teha, näiteks punane, sinine. Võite vähe 3 värvist, 4 värvist, kuidas te ise soovite. Ja palun saatke oma valmis töödest mulle pilt. Järgmine kord näeme!